teemast. Esimesest ma tegelikult kirjutasin Postimehes kusagil 1,5 aastat tagasi. Majanduskasvu loovad inimesed ja millest ma räägin on meie inimressursist, mida me nendega teeme või ei tee. Millises vanuses lapsed õpivad lugema, arvutama, mis vanuses on nad kõige vastuvõtlikumad õppimisele, millised on nende vanemate või lasteaedade või eelkooli antud lähtekohad. Ja siis saadakse 7-aastaselt kokku koolis esimeses klassis väga erinevate lähtekohtade pealt. Ühed hakkavad õppima suurtähti, teised loevad soravalt. Lapsed võiksid palju varem, palju süstemaatilisemalt hakata omandama haridust. Teiseks, 12 aastat kooli on ülipikk aeg. Meil istuvad 19-aastased lapsed gümnaasiumis. Õhtuti on baarmenid ja siis nad õpivad gümnaasiumis, teevad näo, et nad on koolilapsed. Kooli saaks viia lühemaks, keskendudes kõige olulisemale, suurendades sidusust ainete vahel, rohkem avastamist ja ennekõike tuleb lastesse süstida positiivne eluhoiak ja õpihimu kogu oma tulevaseks eluks. Kui me saaksime lapsed kas või aasta varem kooli ja kooli lühemaks, saaksid noored 2 aastat vanem tulla tööle või ülikooli õppima. Pange see võrdluseks sellesse, et me räägime pensioni kasvatamisest 2, 3, 4 aasta kaupa. Nüüd teine teema, mis siit on täna hommikul tegelikult läbivalt olnud, on IT, või ütleme kõrgemat lisandväärtust tootvate töötajate vähesus. Eesti IT-riigis on 2 korda vähem IT-töötajaid kui meie võrdlusriikides, 2 korda vähem proportsionaalselt kui on võrdlusriikides, Põhjamaades näiteks. Ja vaid 1/3 on erialase kõrgharidusega. Ilmselgelt on siin potentsiaali, mida me ei ole ära kasutanud. Samas nende inimeste vähesust peab korvama nende headus. IT on näidanud, et ta suudab eksportida. Iduettevõtete kasvupotentsiaali me oleme märganud. Nad kasvavad 10 miljonite lisandväärtusega aastas. Ja jah, IT toodab lisandväärtust ja lahendusi teistele sektoritele ja ülikoolides kasvab interdistsiplinaarsus. Siin on palgaandmed peale bakalaureuse ja magistrikraadi. Arvutiteadused on kaugelt teistest sektoritest üle. See tähendab seda, et ettevõtted peavad tõesti vähemalt 50 kuni 100 000 eurot saama käivet, et maksta neid palkasid. Ja siis tekib küsimus, miks meil on liiga vähe IT-töötajaid? Kõrgharidusega IT-töötajaid. Kuidas see on võimalik? Kõige edukam sektor, vaieldamatult kõikide numbritega, aga endiselt on liiga vähe. Riik on arvanud, et 3000 eurot on täpselt õige summa, millega LTT valdkonnas saab aasta koolitatud tudengit ehk bakalaureuse kraadi hind riikliku koolitustellimuse raames oli 9000 eurot. 9000 eurot selleks, et inimene toodaks 60-70 000 eurot lisandväärtust aastas. Ja 9000 3 aasta peale. Kui ülikool saab 3000 eurot tudengi kohta, siis ülikool saab maksta suurepärased 1200 eurot keskmist palka oma maailmatasemel parimatele õppejõududele. See võrrand ei tööta. IT-akadeemia oli väga hea algus ja algatus, et kiirendada IT-haridust. See käivitus 1,5 aastat tagasi, saadi esimene poolaasta 1,5 miljonit riigieelarvest, teisel aastal lisandus 1,2, 3. aastal 1,2 öeldi haridusministeeriumile, kui see on teile oluline, siis te leiate selle. Kui te panete konteksti see 1,5 või 2,7 miljonit, umbes miljon läheb stipendiumideks, 300 eurot stipendiumi tähendab 3000 eurot aastas ainuksi stipendiumile. Aga nüüd võrrelge seda iduettevõtete väärtustega, 40 miljoni euro väärtuseid iduettevõtteid on Eestis päris palju. Ja me räägime siin 1 või 2 miljonist investeeringust. Me teame täpselt, missuguses keskkonnas peaksid tudengid
töötama selleks, et nad saaksid teha oma projekte, käivitada iduettevõtteid, töötada koos R&D firmadega, aga meil ei ole lahendusi, meil ei ole neid kohti, kuhu panna 500 valgevenelast õppima. Kokkuvõte, haridus on strateegiliselt minu arust kõige tähtsam viis majanduskasvule, ta võib olla tunduda veidike pika vinnaga, kuid ta on kõige lühema tagasitoomisega lõppkokkuvõttes. Kõik need teised elukestva õppe ja komponendid peavad igal juhul hakkama sisaldama IT-komponenti ja IT-hariduse investeeringuid tuleks tõstma mitmekordseks, sest need hakkavad tooma 1 või 2 aastase tasuvusajaga tagasi. Aitäh!